Tere, et jah, mina olen Allar Laaneleht Justiits- ja Digiministeeriumi andmete ja AI talitusest ja siis ma annan täna teatava vaate tehisarust avalikus sektoris. Kohe esimesel slaidil näeme, et miks on võib-olla oluline tehisaru kasutada ka loodusslaidide kontrollimisel, et siis saaks võib-olla märtsi asemel sinna aprill kirja, aga algus on tugev. Kui me vaatame seda, et milline on tehisaru kasutus erinevates sektorites, siis avalik sektor on tegelikult siin 2025. aasta statistika andmete põhjal kusagil keskel. Ehk siis, kui me vaatame, et kõige rohkem kasutatakse finants- ja kindlustusvaldkonnas, sealt edasi info ja side, kutseteadus ja tehnikaalane tegevus ning kohe pärast siis neid ja enne elektroonikatööstust on siis avalik sektor ehk siis umbes 50% avaliku sektori tegevustest mõjutab täna juba tehisaru. Kui vaadata otsa sellele, et milline on tehisintellekti lahenduste kasutamine ärifunktsioonide lõikes siis 2024. aastal erinevates Euroopa Liidu riikides, siis ütleme siit joonistub nagu läbi või keskelt välja see, et liiderriikide keskmine on meist ikkagi väga palju kõrgemal ja liiderriigid siis on Taani, Rootsi, Belgia, Soome, Luksemburg, Holland, aga suures pildis oleme natukene teatud valdkondades siis natukene üle Euroopa Liidu keskmise või väga seal lähedal ja siis müügis, turunduses, administratiivsetes protsessides oleme üle Euroopa Liidu keskmise. Kui vaadata, et milline on siis inimeste suhtumine ja vaade sellele, et kuidas tehisaru neid mõjutab, siis tehisintellektiga seotud lahendusi on siis jämedalt pooled elanikest juba kasutanud ja selline natukene alla neljandiku kasutab neid regulaarselt. Mis on siis huvitav välja tuua, on see, et selline tubli kolmandik inimestest usub, et nende töö võib tehisaru poolt asendatud saada, aga 2% nendest vaid leiab, et nende töö võiks olla siis täielikult asendatav. Mida me riigis teeme ja kuidas me avalikus sektoris tehisaru juhime ja seda valdkonda siis reguleerime? Et õige pea hakkab kehtima uus digiühiskonna arengukava aastani 2035 ja kui vaadata siis digiühiskonna arengukava 4 sellist põhisuunda, siis me näeme, et tegelikult kahel suunal on siis tehisaru komponent sees või siis keskenduvad täiesti tehisarule. Selleks on siis turvaline, personaalne ja krativäeline ja vabadusi hoidev digiriik ning maailma kõige vabam, ise toimivam ja inimeste endi kontrolli all olev tehisaru kasutav riik. Krativäeline suund siis eelkõige oma sisult tähendab siis tegumipõhist ehk agentset lähenemist ja kõige vabam, ise toimivam inimeste enda kontrolli all olev keskendub siis hästi palju inimkesksusele, läbipaistvusele, turvalisusele, privaatsust suurendavate tehnoloogiate ehk PET-ide rakendamisele, näiteks andmejälgija, andmenõusoleku teenus, sünteetilised andmed, anonüümiseerimine, sellised komponendid. Ehk siis me soovime, et tehisaru võimestaks kõiki meie teenuseid, protsesse lihtsustaks ja nii edasi, küll aga me peame tagama selle siis, et kõik need tegevused on usaldusväärsed, jälgitavad, läbipaistvad ja arusaadavad. Samm allapoole või 2 sammu allapoole siis digiühiskonna arengukavast on siis andmete ja tehisintellekti valgeraamat ning andmete ja tehisintellekti valgeraamatu all on siis eraldi tehisintellekti tegevuskava ja andmete tegevuskava. Andmete ja tehisintellekti tegevuskavadest siis on võimalik vaadata, millised on need konkreetsed tegevused, mida tehakse, kes vastutab, millised on investeeringud, mida ühte või teise tegevusse suunatakse. Ja nagu siin näha, siis tegelikult need, kas siin on vast aegunud või hakkavad aeguma, nii et selle aasta lõpuks
siis saab uueks perioodiks loodud 2 uut tegevuskava siis nii andmete kui ka tehisintellekti suunale. Kui vaadata siis korraks veel otsa nendele tegevustele, siis juba natukene kordan digiühiskonna arengukava poolt, aga andmete ja tehisintellekti valge raamatu siis 3 sellist nagu põhilist sammast on andmepõhine ühiskond, tehisaru kasutuselevõtt ja inimese heaolu. Inimese heaolu ehk siis inimese jaoks andmete ja tehisaru inimkesksuse usaldusväärsus, tegelikult see on seesama sammas, mis läheb otseselt kokku siis digiühiskonna arengukava sambaga. Tehisaru igas nurgas ehk siis riigis, ühiskonnas samamoodi. Ja andmepõhine ühiskond, et tegelikult me võime rääkida tehisarust, sellest, kuidas me saame tehisaru rakendada, kuidas me saame võita, kuidas me saame meeletutes hulkades raha kokku hoida, aga tegelikult tehisaru edukaks rakendamiseks on ülioluline kvaliteetsete andmestike ja andmete olemasolu ning samamoodi siis andmete kättesaadavaks tegemine, ehk siis see, et meil oleks võimalikult palju andmeid avalikustatud ja eelkõige siis kvaliteetseid andmeid. Selles kategoorias oleme me, kui vaadata OECD riike, siis avaandmete avalikustamise osas oleme me OECD riikide hulgas täielikus tipus. Tulles nüüd tagasi korraks selle juurde, et mida inimesed sellest kõigest arvavad, siis 2025. aastal läbi viidud elanikkonna küsitluses vastusena küsimusele, et milline on teie suhtumine sellesse, kui tehisintellekti kasutatakse järjest enam riigi teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning tegevuste efektiivsemaks muutmiseks. Siis me näeme seda, et 41% olid väga positiivsed selles osas. Ja ütleme, natukene alla kolmandiku moodustas siis selline arvamus, kes siis nagu on, ei oska vastata või siis on pigem negatiivne. Ehk siis 29% neutraalsed, ehk siis tegelikult ei oskasid küll vastata, aga nagu tegelikult ei omanud nagu otsest arvamust selles osas. Andmevaldkonna hetkeseis, just kuu aja tagused andmed siis sellest, et milline on avaliku sektori asutustes valdkonna hetkeseis. Ja kui me vaatame siin nagu andmete suunal, siis siin on hetkel näha, et vastanud on kohaliku omavalitsuse asutused, keskvalitsuse asutused, ametid, inspektsioonid, muud asutused, põhiseaduslikud institutsioonid ja sihtasutused. Siis 40% asutustest on oma kehtiv andmestrateegia, 39% asutustest on määranud siis vastutajad võtmerollides, ehk siis nendes asutustes on inimene, kes siis vastutab andmehalduse rakendamise eest, andmete kvaliteedi tõstmise eest, andmete avalikustamise eest, tehisintellekti rakendamise eest. Küll aga kui vaadata neid ridu, et kui paljudes asutustes on ulatuslikult hallatud andmete kvaliteet ning ulatuslikult loodud kirjeldused erinevatele andmestikele, siis need näitajad on vastavalt 7 ja 10%, ehk siis tegelikult arenguruumi on veel päris palju. Keskendudes tehisintellekti teemadele, siis meile vaatab vastu selline pilt, kus tehisintellekt on aktiivses kasutuses, ehk siis juurutatud ja igapäevases kasutuses on 16% asutusi. Vähemalt planeerimisel või piloteerimisel on 44%. Ning tehisintellekti kasutuselevõtt on siis kaetud 30% asutustest, kellel on valdkondlikud arengukavad, ehk siis on asutusi, kellel on juba loodud isegi konkreetne tehisaru rakendamise tegevuskava, ja siis on need asutused, kellel on tehisintellekt kaetud siis võib-olla üldises IT arengukavas või tegevuskavas. Ja tehisintellekti arendusega tegeleb
siis 17% asutustest või siis vähemalt nende arengukavas on see teema kaetud. Ma korraks juba hüppasin, siin läksin kogemata nupu vastu, aga nüüd kui tuua sisse selline erinevus, et kui võtta siit valimist ära kohalike omavalitsuste asutused, siis, või kohalikud omavalitsused, siis tegelikult see pilt on nagu mõnevõrra teistsugune, mõnevõrra parem. Eriti suur hüpe toimub siis selles osas, kas tehisintellekt on vähemalt, tehisintellekti kasutus on vähemalt piloteerimisel või planeerimisel. Siis me jõuame juba siukse peaaegu 3/4. Arengukavades on kaetud üle pooltel asutustest juba. Tehisintellekti arendust on planeerinud endale 30% asutustest ja sinna samasse suurusjärku jääb ka see hulk asutusi, siis, kellel on aktiivne või ulatuslik tehisaru juba kasutusel. Omamoodi selles mõttes loogiline pilt ka selle või loogiline olukord, sellepärast et on väga palju kohalikke omavalitsusi, kellel tegelikult lihtsalt ei ole seda võimekust, et nende teemadega tegeleda. Ning keskne probleem on tegelikult üldse kogu avalikus sektoris mõningate väga tugevate eranditega küll, aga on see, et tegelikult puudub tihti see teadmine, et mida me peame tegema üldse selleks, et mõni lahendus kasutusele võtta, kuidas me lahendame ära andmekaitsega seotud küsimused, isikuandmete kaitse, küberturvalisus ja nii edasi. Et tihti on sisuinimesed, kes näevad oma töö parandamiseks võimalusi, aga nad tegelikult on keeruline viia siis seda lahendust, mis justkui on olemas, siis igapäevaelus kasutusse. Aga me liigume selles suunas, et see muutuks paremaks. Nagu me juba mainisin, siis asjakohaste teadmiste puudus on kõige sagedamini mainitud tehisaru kasutuselevõttu takistaja. Võivad puududa teadmised ja arusaamine tööülesandele sobiva tööriista valikust esiteks, oskused tõhusa ja kontekstitundliku sisendi koostamiseks ja väljendi hindamiseks ning teadmised ja oskused tehisintellekti sidumiseks siis tööprotsessidega. Ja siin seda ilmestab selline vaade ka, kus siis pahatihti tehisaru muutub eesmärgiks iseeneses, ehk siis otsitakse varianti, kuidas võtta tehisaru kasutusele, ehk siis suures pildis meil on haamer käes ja me otsime, et mis asi näeb välja nagu nael, kuhu sellega pihta lüüa. Et tegelikult käib sellist rapsimist ka. Oluline on tehisaru rakendamise puhul, eriti avalikus sektoris, kes siis peab olema tegelikult eeskuju kõigile ja kõik peab olema tehtud nii korrektselt kui võimalik, siis see vaade, et päeva lõpuks inimene peab otsustama ja vastutama ja tehisaru täidab ja toetab. Ehk siis, kui meil on ka erinevad protsessid automatiseeritud, kui meil on erinevad tegevused, kus me kasutame tehisintellekti, siis tehisintellekt ei ole see, kes lõpliku otsuse langetab, vaid see on lõpuks ikkagi inimene. Tehisaru toetab erinevate rutiinsete ajamahukate tegevuste automatiseerimist, ta toetab otsustamist, aga ta ei asenda seda. Ja seda peab siis väga, väga pingsalt ka jälgima, sellepärast, et elu näitab, et siiski inimene on mugav ja muutub laisaks, ehk siis need tööprotsessid peavad olema niimoodi üles ehitatud, et olenemata sellest, et meil justkui paberil inimene otsustab, et siis tegelikult inimene ka ikkagi valdaks teemasid ja oleks veendunud selles, et protsess peab olema niimoodi disainitud, et inimene ei saa minna laisaks ja hakata nurki lõikama ja andma siis otsustusõigust tehisaru kätte. Klikker lõpetas töötamise, kas te saate sealt tagant äkki järgmise slaidi panna? Aitäh. Valmidus suhelda riigiasutusega läbi vestlusroboti. Seesama elanikkonna küsitlus, siis tulime tagasi selle küsitluse juurde ja kui
küsida, et kas inimesed on valmis suhtlema riigiasutusega läbi vestlusroboti ja siis pange tähele, kui see on kiire ja täpne sealjuures, siis pigem ei ja kindlasti mitte moodustab selline väga jämedalt poole. Pigem jah, kindlasti täpselt samamoodi ja siis 5% on sellised, kes nagu ei oska vastata. Ehk siis selline suurusjärgus 50-50. Mida see tähendab, on see, et meil on võib-olla uus viis pakkuda teenuseid, pakkuda klienditeenindust, viia teadmust inimesteni. Kes soovivad, saavad jätkata vanal viisil teenuste tarbimist, kes soovivad, saavad siis kasutada uusi lahendusi selleks. Nüüd üks näide, siis pean tegema väikese bürokrati promoga siia juurde, et bürokratist, mis siis töötab juba päris kenasti. Et selle aasta alguses tulime välja juristaitab.ee veebilehel bürokrati vestlusrobotiga, mis siis vastab Riigi Teatajas avaldatud seaduste ja määruste alusel inimeste õigusega seotud küsimustele. Ja mida me siin esimese kvartaliga oleme siis näinud, et meil on olnud suurusjärgus 8900 individuaalset siis vestlust ja meil on seal taga partnerina Eesti Juristide Liit, kes siis hindab mitte küll absoluutselt iga kui viimast, sest et see maht on päris suur, aga hindab pisteliselt neid roboti antud vastuseid ja õigete vastuste osakaal on siis 93% praeguse seisuga. Et kui vaadata seda mahtu, siis hinnatud on ära suurusjärgus 1000 vestlust sellest, ehk siis nagu natukene üle 10%. Ja peagi lisad me sinna juurde kohalike omavalitsuste määrused ja kohtulahendid, millest siis ning sinna juurde temaatilised agendid, ehk siis agendid, mis siis vastavad enam levinud teemadele, mis inimestele muret pakuvad. Antud kontekstis siis näiteks elatisega seotud küsimused, olukorrad, kus inimesed ei saa oma naabritega läbi, sellised elulised küsimused. Et nende puhul me loome temaatilised agendid, mis siis veelgi paremini neid teemasid katavad ja see on siin juba selline järgmiste nädalate kuni kuu küsimus, kui seda saab kasutada, kus on siis agentne otsing taga. Kohalike omavalitsuse määrused samamoodi agentidega, sellepärast, et meil on suures pildis hästi palju sarnaseid määrusid ja kui need sinna ilma agentideta juurde liita, siis tegelikult robot enam ei orienteeru selles maailmas ja hakkab teemasid omavahel sassi ajama. Tehisaru valdkonna juhtimine ja rakendamine avalikus sektoris, et siin on selline natukene ühelt poolt märksõnade vaaria, aga mitte päris. Kui on soov saada teada selle kohta, et mis parasjagu toimub valdkonnas siis avaliku sektori mõttes, siis üks koht, kus saada infot on alati kratt.ee. See leht on mõnevõrra aegunud, läbib hetkel uuendamist ja kusagil suve keskpaigas on uus versioon kratt.ee veebilehest olemas, kus siis on võimalik palju kergemini infot leida kui seni. Samuti julgustan kõiki liituma andmete võrgustikuga andmed@justdigi.ee, kui kirjutada, siis me saame teil lisada sinna meililisti. Selle meililisti kaudu me siis jagame sihukese mõistliku perioodilisusega siis erinevaid tegevusi ja erinevat infot selle kohta, mida me teeme, millised võib-olla mingid toetusmeetmed, millised on seadusloomes hetkeseisud, milliseid webinaare me korraldame ja nii edasi. Et sellist spämmi ei maksa sealt karta, aga on hea viis, kuidas hoida ennast ürituste ja teemadega kursis. Digiriigi Akadeemias on eelmise aasta lõpust alates saadaval 5 generatiivse tehisaru koolitust. Kõik on sellised umbes 45 minutit, mis on osutunud siiani kaunis populaarseks, et nendele on kokku registreeritud juba suurusjärgus 14 000 korda. Ja julgustan kõiki minema ja sinna sisse vaatama, et saada esmane ülevaade sellest, et mis asi on generatiivne tehisaru, et kindlasti nendel kõigile mingit uut teadmist olemas. Väike eksne lähenemine siis sellest, et kuidas me riigis üldse asju ajame, on taaskasutatavad baaskomponendid. Ehk siis, kui me arendame erinevaid lahendusi, siis kui vähegi võimalik, siis me tagame selle, et tegemist oleks avatud lähtekoodiga arendusega ning neid
komponente oleks võimalik teiste arenduste puhul taaskasutada. Ehk siis, kui me arendame välja näiteks komponendi anonüümia, mille eesmärk on tekst ära puhastada isikuandmetest, muuta see anonüümseks, et meil oleks lihtsam andmeid töödelda, siis kui see on ühes majas valmis arendatud, siis ideaalis võiks saada sama asja kasutada teistes majades, nii et seda ei pea uuesti arendama, mitmes majas sama asja tegema ja korduvalt sama teema peale raha kulutama. Kuidas me saame teada sellest, et mida siis on tehtud? Kaks asja, meil on tulemas algoritmide register, kus siis kajastatakse erinevaid avalikus sektoris kasutatavaid algoritme, mis omavad mingisugust osa otsustusprotsessist. Selle laiendusena loome ka sellise värskema tehisaru lahenduste, nimetame kataloogi või varamu, kus me hakkame kuvama erinevaid tehisaru lahendusi avalikus sektoris ja siis sinna juurde info sellest, et kust saab koodile ligi, kes on selle arendanud, mida see konkreetne lahendus teeb, kas ta jäi näiteks piloodiseisu, miks ta jäi sinna piloodiseisu, kas sealt on midagi õppida, kas on mõistlik edasi teha või on tõestatud ära, et mingisugune lahendus ei tööta. Et tekib selline keskne koht, kus sellist teavet saab. Ning lisaks annab see meile siis võimaluse targemalt valdkonda juhtida. Saadaval juba praegu teenusena tehisaru testkeskkond, mis siis pakub nii regulatiivset kui ka tehnilist tuge siis erinevatele nii avaliku sektori kui erasektori tehisaru mingisuguste teenuse arendajatele, kus siis saab minna ja turvaliselt hinnata seda, et kui teil on näiteks mingisugune kõrgema risk, AI Acti mõttes kõrgema riskiga tehisaru lahendus, siis on selline turvaline testkeskkond, kus seda lahendust testida saab. Suurt tähelepanu pöörame tehisintellekti taristu arendamisse, et TAISi juures on nüüd selle aasta algusest olemas terve pusu GPU-sid, mida me eelmine aasta umbes suurusjärgus 2,3 miljoni eest tegime investeeringu. Need on seal saadaval eelkõige avaliku sektori asutuste jaoks, kus siis on võimalik lokaalselt jooksutada mudeleid jällegi turvalises keskkonnas ja saab kasutada sensitiivsemaid andmeid. Lisaks on siis TAISi juures muidugi ka see arvutusvõimekus, mis seal oli varem, mida saab kasutada ka erasektor väga edukalt. Ja kaks sellist meedet, mida võib-olla ära mainida, tehisaru kiirendi ning tehisintellekti ja PET lahenduste toetusmeede. Tehisaru kiirendi on siis meil selline väljatöötamisel meede, mille eesmärk on olla sisuliselt dünaamiline hankesüsteem, kus on juba eelvalideeritud pakkujad, eelvalideeritud ja verifitseeritud pakkujad, kelle poole saab siis juba pöörduda teatud muredega, või teatud siis nagu ülesannetega, et kui on vaja üht, teist või kolmandat lahendust arendada. Ning PET lahenduste toetusmeeteks PET privaatsust suurendavad tehnoloogiad, mida ma juba mainisin. Meede siis selleks, et kasutusele võtta näiteks andmejälgijat, andmenõusoleku teenust, toetada siis erinevaid arendusi, mida nende selliste lahenduste rakendamiseks tarvis teha on. Sellised mõned nii-öelda sulgemise märkmed siis, et koostöö kolleegidega tehisaru toel, mida me näeme, on ikkagi see, et väärtus tekib meeskondlikus kasutuses, mitte üksikutes katsetustes. Tuleb teha lahendusi koos, üksinda nurgas nokitsemisega väga kaugele ei jõua. Väga oluline on kirjeldada, kuidas mingisugust lahendust kasutati ja miks see väärtuslik oli. Selle jaoks on ka RIT-i poolt loodud selline tehisaru praktikute võrgustik, kus siis omavahel ja eestvedajate võrgustik, kus siis sellist teadmust ka jagatakse. Et tasub pöörduda RIT-i poole, et sellest, kui on soovi sellega liituda. Samamoodi siis kogemuste jagamine, et miks näiteks mingisuguse lahenduse kasutusele võtuga ebaõnnestuti.
tehisaru kasutus on nähtavam osa digiriigist. Ehk siis andmete teadlik juhtimine ja haldamine on selline nähtamatu aluskiht, millele võib-olla ei osata tähelepanu pöörata nende tegevuste vajakajäämisest saame eelkõige märku siis, kui me jõuame näiteks tehisaru rakendamiseni või andmepõhise otsustamiseni. Aga ilma vundamendita ükski teenusega otsus ei püsi, ehk siis me peame väga palju rõhku panema mitte ainult siis tehisaru rakendamisele, vaid ka tegelikult sellele vundamendile ja toidule ehk siis andmetele. Ning hästi juhatud andmed parandavad otsuste ja teenuste elu ja kvaliteeti. Eesmärk on, et me teeme rohkem efektiivseid personaalseid teenuseid, andmetest lähtuvaid otsuseid, väga oluline. Toetame tehisaru kasutuselevõttu, majanduse arengut ja kasvu ning vähendame käsitööd andmetega, andmete dubleerimist, turvariske, killustatust, vigu ja möödarääkimisi. Ning nagu digiriigi ühiskonna arengukava eesmärk on, siis viime Eesti maailma kõige usaldusväärsemaks tehisaru põhiseks riigiks. Aitäh! Ja suur tänu Allarile. Mul on hea meel näha, et Slido keskkonnas on tulnud Allarile ka mitmeid küsimusi ja see on õige hetk ka nüüd meelde tuletada, et slido.com/pilvepäev ja teine koht, kus seda saab teha, nelisastage.ee/pilvepäev või siis kasutada seda QR-koodi. Aga üks olulisemaid küsimusi inimestel on, et kuidas ikkagi riigiüleselt koordineerida neid tehisintellekti lahendusi ja tehisaru kasutusele võttu, et see kogemus oleks valdkonnaüleselt jagatud ja keegi ei peaks hakkama kuskil jalgratast leiutama. Ja ma ei tea, mis hetkel see küsimus küsiti, et võib-olla mõned sellised vastused 12 minuti eest, ehk siis võib-olla mõned juba vastused olid juba läbi ka käinud, aga mõned veel mitte. Aga jah, et ühelt poolt ongi hästi oluline tegelikult selle teadmise jagamine ja sama, nagu ma mainisin seda sama tehisaru, näiteks tehisaru siis lahenduste varamut näiteks, et kust võiks saada selle pildi, et mida tehakse mujal. Et see info oleks keskselt ühes kohas koos, kus me saame teada sellised, mis on toetusmeetmed, mis on erinevad lahendused, mida saab kasutada. Täna näiteks, kuidas me toetame veel keskselt, mida ma siin ei maininud, me oleme tellinud erinevatele levinumatele tehisaru lahendustele siis koostöös RIT-i ja Cyberneticaga juba sellised esmased ohu- ja riskihinnangud, mis on karti.ee veebis leitavad, et seal on hetkel 11 tükki neid 11 lahenduse omad olemas. 20 omad on 20 lisa riskihinnangut on selle aasta jooksul veel tulemas. Mis see riskihinnang siis annab? See riskihinnang annab esimese baasi selleks, et kui iga asutus peab ise hindama tehisaru lahenduse puhul riske, kuidas tema keskkonnas ja tema kasutusloo puhul mõni lahendus, kas ta on turvaline, kas ta ei ole turvaline, kuidas töödeldakse andmeid, kuidas andmeid ei töödelda. Ja see keskne riskianalüüs annab siis aluse selleks, et kui mõni asutus tahab hakata endal mingit tehisaru lahendust kasutusele võtma, siis ta ei pea päris nullist alustama, vaid on juba muist osa tööd ära tehtud nende eest. Näiteks selline asi ka siia juurde. Suur tänu. No üks konkreetne küsimus on ka selle kohta, et millal pakutakse kõigile elanikele, ametnikele, asutustele turvalist AI litsentsi riigi poolt? Millal pakutakse, ma loodan, et õige pea, aga litsentside teema on praegu väga, väga aktuaalne konkreetset küsimust, et ei saa öelda, et 12. septembril, aga selles suunas me töötame. Töö käib. Kes vastutab, kui kodanik kasutab riigi AI-d, näiteks bürokraati poolt hallutsineeritud vastuseid ja need osutuvad valeks? Päeva lõpuks on niimoodi, et meie oma lahenduse puhul katsume minimeerida kõiki riske. Ja kui vaadata, et bürokraati puhul on olnud aastaid küsimus ka selles, et bürokraat kas ei vasta piisavalt
mitte korrektselt, vaid piisavalt palju jääb hätta ja nii edasi, siis me oleme lähtunud sellest printsiibist, et pigem vastaku vähem, aga mitte valesti. Suunata kuhugi, kus siis targem inimene oskab näiteks suunata kuhugi, kus targem inimene oskab vastata või siis jätta üldse vastamata, kui tegelikult seda vastust ei ole, ehk siis vältida selliseid olukordi nii palju kui võimalik. Nüüd me oleme jõudnud sinna, et meil on ikkagi juba kaunis usaldusväärselt kasutusel suured keelemudelid. Me anname inimestele pidevalt teada sellest, et see lahendus on abiks. Kõik tuleb üle kontrollida allikatest, need allikad me lisame sinna juurde ja päeva lõpuks inimene saab sealt teavet, mitte konkreetseid vastuseid, et sa pead tegema seda täpselt nii, vaid tegelikult on suunised, nõuanded ja lõpuks inimene peab, mingi osa vastutust teeb lõpuks inimesele endale ka. No järele jäänud 50 sekundi sees võiks siis üle korrata, see on konkreetne küsimus inimesele, et missugused teenused siis selle bürokraati alla kuuluvad, kus nendega tutvuda saab, kus neid kasutada saab? Teenus iseenesest on selline vahva asi, et kuidas seda defineerida, aga täna on niimoodi, et bürokraat on kasutusel natukene enam kui 20 erinevas avaliku sektori asutuses. Mõned siis konkreetsemad teenused, et tihti valdav osa erinevatest asutustest on siis kasutanud bürokraati klienditeeninduseks, aga üks selliseid võib-olla paremaid näiteid ongi see õigusteabeteenus, mis on leitav siis juristaitlab.ee veebilehelt. Peagi mõne aja jooksul läheb see lahendus küll ka Riigi Teatajale, mis teeb Riigi Teatajas näiteks orienteerumise tunduvalt lihtsamaks ja nii edasi. Ehk siis 20+ asutust, erinevate asutuste siis need eesmärgid, kuidas nad oma teenust pakuvad või kasutavad, võivad olla väga seinast seina. Ning samuti siis näiteks RIT, kui siin on kedagi, kes on RIT-i teenuste tarbija klient, siis RIT ka piloteerib praegu oma siis arvutitöökoha teenuse puhul bürokratti ja seal on siis kasutatavad, tuleb lahendus, kus siis saab oma arvutitöökohaga seotud probleemidele lahendusi siis bürokrati abil. Ja, suur tänu, Allar! Aitäh!